kui sa valisid grupp number 1, siis kõigepealt vaatame, mis on üldised energiad sulle märtsikuuks 2025. Tulekuningas tuli välja. Kas tuleb veel? Üldised energiad ja päike. Ma arvan, kes selle grupi valisid, tuleb hästi tugev lõvi energia. Üldse tulemärgid kõik siis hambur, jäär, lõvi, aga eriti just lõvi, sest lõvi energiat juhib ka päike. Ehk siis ma tunnen, et märtsikuu saab teil olema suhteliselt põnev, mingeid uusi hetki, retkeid täis. Et ma näen seda, et päike särab teile rohkem, päike paistab, millega iganes te ka tegelete, et elu tundub nagu parem, positiivsem, ilusam, mõnusam, et teid inspireerib kogu nagu märtsikuu, et olete inspireeritud kõigest, et mis teie ümber toimub, et see paneb teid nagu tegutsema, et ma tunnen, et mingi jõud hakkab nagu tagasi tulema. Et võib-olla viimased paar kuud, kui Mars on olnud retrokraadi, siis see energia on olnud nagu väiksem, et olete juba tundnud, tahate rohkem nagu magada, siis ma tunnen, et märtsikuu, sest te tahate nagu rohkem toimetada ja minna ja liikuda ringi, avastada maailma. Ma näen ka seda, et sellest tuleenergeetikast tuleb ka välja see, et hoidke silmad nagu kogu suurel siis pildil, ehk siis mingid detailid võib-olla, kus te ise tunnete, et ei jõua tegeleda või te ei ole just kõige parem selles, et jätke siis teistele, et see lihtsalt sõnum tuli vahele siia, et osadel teist vist puudutab, ma just tunnetan just eriti, kes on ettevõtjad, et selline sõnum tuli korraks siis vahele ka. Ja siis ma näen siin seda, et võib-olla osad teist hakkavad juba tegelema oma aiaga, et just mis puudutab nagu aia ilu ja lilled. Aga üldiselt ma tajun, et see märtsikuu saab olema selline, peab olema natuke nagu kannatlik, et te ootate mingeid tulemusi, aga see võtab veidi veel aega. Et siin on ka nagu see, et olete seemned nagu hästi istutatud ja istutate veel mingeid seemneid, kas siis kes teeb seda aia jaoks või kes siis plaanib midagi kasvatada, et kas olgu selleks ettevõtluse osas või karjääri osas või suhete osas, et te panete mingid uued seemned mulda ja sealt hakkab mingi uus asi nagu tärkama. Et vot. Aga vaatamegi siis lähemalt armastuse osas. Suhete osas, et mis teile siin näitab. Nii. Nii. Okei, siin on nagu mingi vabanemine. Hingesugulase energia tuleb siit välja. Ja siis tuli veel selline. Et kui te elus on keegi, kellega on väga hea selline side. Ma näen, et ikkagi selle grupi valisite, et teie elus on hingesugulane, kaksikleg, ühesõnaga side, mis on nagu väga intensiivne, tugev, võib-olla tunnete juba inimest pikemat aega, aga kes on alles hiljuti kohtunud, siis siit tuleb teil sõnum, et see võib ollagi see tee õige ja osad teist ma näen, et peavad nagu ennast kuidagi kas vabastama, kas mingis vanas suhtes, mis te enam ei teeni. Et siin on nagu, peaks nagu kontroll nagu enda kätte tulema, et see ei pruugi alati olla armastussuhe, aga siin võib olla ka nagu kas keegi sõber või töökaaslane või kellegagi, kellest on vaja nagu end vabaks lasta, et keegi hoiab teid nagu puuris ja tuleks ennast nagu selles mõttes nagu vabaks lasta. Ja see käib ka muidugi see sõnum selle osas, et võib-olla on vaja endaga rohkem tegeleda, ennast rohkem armastada. Aga muidu ma näen jah, et on siuke hästi tugev armastusenergia, hingesugulased nagu tasandil ja et ma tunnen nagu õhkab märtsikuuses sellist romantilist energiat, romantilisi tundeid, romantilisi suhtlemisi ja selliseid väikseid kingitusi ja võib-olla osad teist plaanivad minna kuskile õhtusöögile koos, et ma tunnen, et need romantika, et see on hästi tugevalt nagu õhus ja just teile, kes siis selle grupi valisid. Vaatame siis
karjääri osas. Mida on oodata karjääri osas teile? Grupp number 1. Nii, õppimise energiat ma näen. Aha, jooga. Võib-olla osad teist on, kas siis tegelevad joogaga või võtavad selle osaks või tahavad õppida just nagu puudutab joogat. Ja lahtilaskmist on ka, et võib-olla ongi siin, et on mingi vana töökoha nagu ei käi kõigi teie kohta, aga osad teist siis, et tuleks nagu ära nagu jalutada või eemale minna selles mõttes, et see ei teeni teid enam, et see mingi asi toob teid alla, mis puudutab kas siis karjääri osas, võib-olla on see töökaaslane, võib-olla on ülemus, võib-olla koostööpartner. Et keegi, kes ei nagu matchi enam teie energeetikaga, temast tuleks nagu eemale minna ja ma näen, et teil tegelikult on see vabadus selles mõttes olemas, et sirutage tiivad, lennake ja minge selles suunas, kuhu teil nagu süda kutsub. Siin ma näengi, et võib-olla tuleks üldse uus teekond valida, midagi uut hakata õppima, et see võib olla ka see, et lähete võib-olla kooli seda uut eriala õppima, võib-olla siis hakata lihtsalt ise uurima rohkem, võib-olla on hetkel mingi asi, millega te tegelete hobi tasandil ja siis tahate üks hetk nagu tõsisemalt sellega tegeleda, ehk siis kas ettevõtluse näol või siis, mis sõnumid mul siit veel tuleb. Ja siin võib olla ka see, et jooga võib-olla võib teile abiks olla, et saaks kuidagi ennast ilusti nagu tšakrad siis tasakaalu, ehk siis kõik teie eluvaldkonnad saaksid olla tasakaalus, et jooga võib teile abiks olla, et ta võib avada teil mingid tšakrad või mingid energiat, mis aitavad teilt siis olla rohkem ühenduses iseendaga ja just selles suunas, et te võib-olla hakkate paremini tajuma, mis on see, millega tahaks tegeleda, mis on see uus karjäärisuund, võib-olla uus töökoht või siis hakkate ise midagi tegema. Et ma tunnetan siin sellist jah, et võib-olla võtate oma ellu mingi sellise uue tegevuse, mis aitab teil olla siis rohkem ühenduses iseenda nagu kõrgema minaga või siis kosmosega või universumiga, aga see on nagu niisugune nagu füüsiline tegevus rohkem, võib-olla ka mediteerimine tuli siit välja, et võib-olla tuleks rohkem mediteerida, et ka siit võib siis läbi selle tulla teil siis kuidas ütlen, hakata nagu kanaldama mingit infot, et mis ülevalt poolt tuleb, et olete nagu avate oma need ülemised, need tšakrad, et olete nagu infole rohkem vastuvõtlikum ja see võib aidata teil siis edasi liikuda, et jah, siin osadel teist siis võivad siis hakata midagi üldse ära lõpetama, mis puudutab karjääri osa ja osad teid siis juba alustavad selle muutmisega. Nii. Ja vaatame siis lõpetuseks veel lisasõnumeid märtsi osas, et mida teile veel soovitakse edasi anda. Nii, mis on lisasõnumid veel gruppi number 1-le? Nii, noh, taha tulla. Okei, vaatame, mis siit tuli. Siin on nüüd siis juured. Et võib-olla oleks siis vaja rohkem sellist tasakaalukamat energiat, et olla nagu kahe jalaga rohkem maa peal ja ka lahkuse energia. Et kui keegi teisse on nagu negatiivselt suhtunud või halvasti, et siis see ei tähenda, et teie peaksite nagu selle üle võtma hakkama ka sedasi nagu suhtuma, et mitte, et see te teeksite, vaid lihtsalt see on see sõnum selline, et jah, rohkem võib-olla maaenergiat märtsikuusse, et teid või, kuigi te olete ise sellises tuleenergias, siis ja tunda on ka hästi palju vee-energiat, siis oleks nagu midagi, mis nagu hoiaks teid tasakaalus, rahustaks maha, kui vaja, ja tuleksite kahe jalaga maa peale, et siis on maaenergiat, et võib-olla siis jalutuskäigud looduses, võib-olla osad teist käivad matkamas kuskil, et see võiks siis teil hästi sobida märtsikuuses ja eriti päikse käes viibimist, et vot sedasi, et sellised on minu sõnumid teile ja grupp number 1 ja ma soovin teile kõike head ja ilusat märtsikuud ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 2, siis vaatame, mis on üldised energiat sulle märtsikuuks
mis on ees ootamas. Nii, tuleb veel siit. Üldised sõnumid on sellised, midagi on lõppemas, midagi lõpetate. Tuleb kõik erinevad energiat, tugev sõnni energia tuleb siit. Ma näen maa energiat, natukese tuld, natukese õhku. Grupp number 2. Vana etapp on lõppemas. Muidugi ka see, et kalade hooaeg siis lõpeb ja algab ju ka jäära hooaeg 20 märts vist või 21. Ehk siis mingi vana etapi lõpp, mingi olukord saab lahenduse, mida te olete võib-olla ammu oodanud. Et ma näen, et astute nagu sellest mineviku olukorrast välja ja on mingid ja selline nagu vabanemise tunne on, hea tunne on, jess, ma tegin ära, see võib olla ka mingi projekt, millega olete hästi kaua nagu pussinud ja tegelenud ja lõpuks siis sai see valmised tehtud ja siis on nagu hea tunne, nii-öelda nagu staari tunne lava peal, et jess, ma tegin ära, ma olin tubli, et see on tehtud, lõpuks ometi ma saan alustada nüüd uut etappi, uut elu, ehk siis ma näen, et siin on nagu uued võimalused, mis toovad siis rõõmu ja õnne, et nüüd on aeg need nagu kätte võtta ja nende suunas ka minna ja jätke see minevik selja taha, et minevikust on alati midagi õppida, aga sinna minevikku ei tasu enam nüüd jääda. Sellega on kõik, see on läbi, see teie elus ei pea enam olema. Uus elu on teid ees ootamas. Ja siit ma näengi seda, et võib-olla tegelete rohkem ka märtsikuuses oma hobidega, et on mingi põnev nagu asi või projekt, mis on teid ees ootamas, samas ta on ka nagu väljakutse. Et ma näen, et jah, et midagi, mis on nagu põnev, aga ta on alles lapse kingades, et alles hakkab nagu arenema, alles hakkab nagu edasi käivituma. Ja siin võib-olla ka mingid reisiseiklused ees tulemas, et midagi, mis on hästi põnev, et mingi põnev hobi, reis või ka uus töökoht või suhe, et ta on nagu põnevust täis. Ja siis ma näen siit ka seda, et teie olete oma poolt nagu teinud, olete panustanud oma poolt, et siit tuleb selline hästi tööka inimese energia. Et siin on ka see kannatlikkus, et see uus asi, mis hakkab ka tulema, et ta võtab natukese aega, et ta enne kui ta hakkab niimoodi lahti rulluma või see asi hakkab enne kui hakkab selgeks saama, et siin peab olema ise jah, natukese nagu kannatlikum, aga see toob head viljad, et kui te ise annate endast palju, siis see toob ka teile tagasi. Ja siin ma näen ka seda, et nagu tahan õppida elu nagu paremini tundma, et mis on võib-olla see elu tähendus, et mis on teie elu eesmärk, miks te siin olete, et siin võib tulla ka teie ellu mõned inimesed, kes on võib-olla samal teekonnal, kellel on samad küsimused, et te võite saada infot ja nõu, mis aitab nagu vastuseid mingi osas, mis aitab ka teil edasi liikuda. Või osad teist võivad olla ise nagu sellise spirituaalse õpetaja energias, et te jagate infot, mida te olete ise kogenud ja nüüd te näete neid inimesi enda ümber, kellel on täpselt seesama olukord, mis teil oli ja te oskate nüüd ise nagu nõu anda. Te mõistate neid inimesi, sest te olete ise mingi teekonna, mingi olukorra nagu läbi teinud, üle elanud ja te oskate neid inimesi nagu nõustada. Te olete nagu tervenenud selles ka ja siis te oskate neid inimesi nagu ise nõustada. Vot. Aga vaatame siis lähemalt, mida näitab teile siis karjääri osas, mida on oodata karjääri osas. Nii, mis siit tulid? Lilled. Võib-olla on osad teist floristikaga tegelevad või aiandusega või aiakujundusega. Nii, nagu ma rääkisin, siis reisimist võib-olla on oodata. Et võib-olla reisite kas tööga seoses, ettevõtlusega seoses. Ma näen, et olete nagu ilusti kaitstud ilusti ja siis osad võib-olla tegelevad ka füüsilise tööga. Nii, vaatame. Ja loomade energiaga. Mis ma siit näen? Osad teist on võib-olla kontori peal või on kuidagi seotud arvutiga, et võib-olla meilid kas välismaalastega, et tuli selline info, et kes on seotud nagu arvutiga ja siis võib-olla peate reisima või teete nagu kodukontori tööd ja olete kuskil mujal näiteks. Siis siit tuli, et teil on hästi tugev side võib-olla kas siis loomadega, et võib-olla osad teist käivad kas vabatahtlikus korras aitamas kuskil loomaaias või loomade varjupaigas, et ma tajun hästi tugevat sidet ja võib-olla tunnete kutsumust, et
midagi loomadega seoses võiks nagu märtsikuuses teha või olla kuidagi loomadele rohkem toeks, siis ma näen ka seda, et teil on hästi tugev kaitse peal, et võib-olla tunnetate ise ka, et kuidagi teid kaitstakse, isegi kui vahepeal tundub, et issand, et mis nüüd saab, aga kuidagi teil on ikka selline kaitse peal ja kõik laabub ja kõik läheb hästi ikkagi. Ja seda ma näen ka märtsikuuses. Siis siit ma näen, et on sellised lilledega tegelemine, floristika, ilu, kõik, mis on silmale ilus vaadata, et need kõik värvid, hele lilla, hele roosa tuleb mul hästi tugevalt siit esile. Et võib-olla mõni teist tunnebki huvi või on kutsumus, et tahaks lilledega tegeleda, aia kujundusega või siis floristikaga. Siis selles kaardis ma näen seda, et ta on selline kas siis terapeut massaaži osas või on energiatervendaja, reikid, et ja ka siis fitnessi osas, et ma näen ka sellised energiad, mis puudutab siis füüsilise keha tervendamise energia tuleb mul sellest läbi. Et huvitavad energiad karjääri osas. Nii, vaatame siis suhete energiaid, mida teile näitab suhete osas, mida on oodata. Nii. Siis tuleb veel siit midagi. Okei, ma tunnen, et see sõnum on ka. Grupp number 2. Ahaa, vaat kui põnev. Nii, võib-olla osad teist, kes on võib-olla abielluvad, osad teist või te lähete ise kellegi pulma, et võib-olla siis on kellegi pulmad on siis, või on ka osad teist, ma näen, et lähevad mesinädalatele, et võib-olla sellepärast see reisienergia oli seal suunatud. Siis ma näen, et kuna Veenus läheb retrokraadi, ma unustasin ära, mis kuupäeval see on, et osade ellu võib tulla keegi inimene minevikust, selleks võib olla eks, selleks võib olla keegi hea sõber, keegi, kellega pole ammu suhelnud. Ja siis on ka see sõnum, et võib-olla lihtsalt see, et kes on teist vallalised, aga tahavad uut suhet, et te võite kokku puutuda või juba olete kokku puutunud inimesega, kellega tunnete meeletut sidet. Temaga siis võib-olla on olnud, tema võib olla siis keegi, kellega olete olnud eelmistes eludes ja see energia tuleb hästi tugevalt esile, mineviku energia siis. Ja ma näen ka seda, et te olete väärt armastust, et te saate seda, ma tunnen, et te avate ennast ka rohkem armastuse energiale, te tunnete seda nagu armastust rohkem võib-olla märtsikuuses kui muidu. Ja näed, siin on järgmine sõnum, et keegi inimene minevikust tuleb tagasi teie ellu. Et mis põhjusel, ma ei oska täpselt seda öelda, aga ma lihtsalt tunnetan sellist mineviku energia, et need mineviku teemad, võib-olla mingid mineviku haavad, mis on vaja veel selgeks teha või on vaja kellelegi andestada või on lihtsalt see, et pole lihtsalt ammu näinud inimest, et saite väga hästi läbi, et alati ei pea mingi negatiivne olema, lihtsalt see on keegi inimene, keda võib-olla pole kuid või aastaid näinud ja siis korraga ta ilmub teie ellu, et saatus viib teid uuesti kokku ja võib-olla siis kas see võib olla ka sõprus keegi, et keegi sõber minevikust, et lihtsalt kuidas ma ütlen, see sõpruse teekond nagu jätkub või on keegi töökaaslane või on isegi võib pereliige olla keegi, aga pigem ma nagu rohkem tunnetan nagu armastuse osas, aga osadel teist ma tunnen, et see ei puuduta üldsegi armastust, et see on lihtsalt keegi inimene minevikust, keda te pole ammu näinud ja ta tuleb siis uuesti nagu ilmutab teile siis märtsikuuses. Ja lõpetuseks vaatame, mis teile tahetakse veel öelda märtsi osas. Nii, mis on veel sõnumid? Grupp number 2. Nii, tuleb veel. Nii. Grupp number 2. Ahah, ongi kasvamist ja võimalused, et siin on järgmine nagu kinnitus, et teil on mingid uued võimalused tulemas ja kohe kindlasti mitte neid maha magada, et need võivad avada teile
võimalused võivad tuua teile järgmised võimalused, et üks uks avaneb ja sealt võib tulla järgmised uksed ja aknad, mis võivad teile avaneda ja tuua teile siis sisse uusi põnevaid siis kogemusi, ka küllust, jõukust, et see on ka rahaliselt, et igas mõttes, mis võib teie elu nagu paremaks teha. Ja et on ka nagu muutused. Et ma näen, et te ise nagu kasvate välja võib-olla siis sellest vanast kestast, tunnete ise uut energiat endast, et viimased aastad on võib-olla hästi palju teid kasvatanud, andnud teile sellise uue, kuidas ma ütlen siis, uue nii-öelda naha peale, teil on nüüd nagu, teate nagu uuem versioon iseendast, et selline energia tuleb läbi, jah, ja siin ongi siis see, et on nagu kasvamise kuu, et toimuvad uued arengud, et ühelt levelilt järgmisele, et üks etapp viib siis edasi järgmisele etapile, et ei ole nagu seisakut, et ma tajun, et asjad nagu arenevad edasi, vot. Ja selline on siis minu poolt lugemine teile, kallis grupp number 2 ja ma soovin teile kõike head ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 3, siis kõigepealt vaatame, mis on üldised sõnumid siis märtsikuuks. See on need teemad. Nii, tuleb veel siit. Tunnen, et selle tahaks ka võtta. Nii, perspektiivi muutused ja kõik on suurarkaanid ka. Ühesõnaga ma näen, et märtsikuu, mis energiat tulevad? Uued energiat, mingi perspektiivi muutus, siis on ka selline emalikkuse energia, naiselikkuse energia, loominguline jõud on hästi tugev ja sisemine tugevus on oluline. Et kes selle grupi valisid, ma tunnen, et võib-olla märtsis te peate olema tugevam, et teil on nagu nõutakse sisemist tugevust, selleks võib olla kas teie karjäär, võib-olla laps peresiseselt või on suhe, et miski nagu paneb teid testima seda ja teil on sisemiselt see jõud olemas, aga te võib-olla tunnete, et issand, kuidas ma sellega hakkama saan, et ma olen väsinud või ma ei jõua või ei jaksa, aga tegelikult te saate sellega hakkama, et te olete tugevam, kui te arvate. Et ma tunnen, et mingisugune väljakutse tuleb sellest kaardist, et kumab hästi tugevalt esile. Ja nagu ma tundsingi, et osad teist on võib-olla kodused, et selline emaenergia ja või siin võib ka tulla esile see, et rohkem loomingut, et kalade energia minust tuleb hästi tugevalt, kalad, vähid ja sõnnid ka, et teie energia tuleb hästi tugevalt esile, et kes selle grupi valisid, et ma tunnetan, et te olete nagu kuidagi rohkem suunatud tegelema loominguga, loominguliselt lähenema, võib-olla ka kunstiga, siis lõi pähe veel kõik nagu kätega tegevused, et võib-olla savi oleks siuke hea mõnus, millega tegeleda või siis maalimised, kudumised, heegeldamised, et sellised energiat hästi siuksed koduga seoses, võib-olla ka koduremont tuli pähe nüüd, võib-olla mõned teist tahavad natukese nagu kodu ümber korrastada ja ma tunnen, et teil on selline nagu inspiratsioon ja jõud ja motivatsioon nagu sellega tegeleda, et ja ka hobidega tegelemine, et siuksed rohkem nagu loomingulised hobid. Ja siis ma näen ka siin seda, et mingi asi siis jah, see võib olla tõenäoliselt seotud mingi väljakutsega, mis nõuab teilt nagu tugevust, et ma näen, et see ei ole nagu, mis see idee või plaan teil oli selles osas, aga see nagu ei tööta ja siit ongi see sõnum, et on mingi teine teekond selleks, et võib-olla siis märts ootab ka natukese, et oleks nagu pausihetk, natukese nagu läbi mõelda oma plaanid või ideed või eesmärgid, kuhu suunas te nagu liigute. Et siin peab natukese nagu mõtlema ja võib-olla tuleb siis lahendus või vastus kuskil märtsi teisel poolel, et tunnete võib-olla siis uut jõudu või energiat see teekond ette võtta. Ma tunnen, et see on ka midagi, millega see on teie jaoks võib-olla uus, et see on nagu uus kogemus, et teil ei ole eriti kogemus selles valdkonnas, et te ei tea või te ei oska kuidagi nagu sellega nagu pihta hakata, et ma toon mingid näited, et nagu näiteks võib-olla on see, ongi uus hobi, võib-olla on see uus suhe ja te olete esimest korda sellises suhtes, mis nõuab võib-olla rohkem pingutust või on see, et esimene laps oli kerge, aga teine laps on nagu täiesti nagu lööb peale kõik asjad või on siis kursus, et sa õpite mingit uut oskust või on keel, et
et kuidagi see ei tule nagu kergelt, et ta tuleb nagu raskelt ja ta on nagu paras väljakutse ja te mõtlete, et issand, ma ei saagi seda nagu kunagi selgeks, et mingi selline energeetika nagu lööb mulle esile nendest kaartidest. Et aga samas on see, et nagu uskuge iseendasse rohkem, et ka kuulake iseennast ja ma näen, et siin võib-olla on kas osadel teist koer toeks või on keegi inimene, keegi sõber, selline koera energias, kes on hästi ustav ja truu, et ta on teile ikkagi toeks, et tema usub teisse, et te peaksite iseendasse ka uskuma, et jah, mingi uus energia, ühesõnaga ma näen siis see, millega peate kokku puutuma märtsis ja see nõuab nagu jah, tugevust ja sihukest loomingulist lähenemist. Aga ma näen, et saate ikkagi hakkama, et siin on võib-olla jah, sihuke pausihooaeg ja natukese nagu aeg maha, aga siis hakkavad jälle nagu asjad edasi liikuma. Okei, vaatamegi siis lähemalt siis suhete osas, mida on suhetes siis oodata märtsikuuses, mis on siis sõnumid teile suhete osas, nii. Siit tuleb veel, nii. Okei, sellised sõnumid, nii. Päris palju sõnumeid ma tunnetan, et ja no siin ma tunnetan ka palju sellist, osad teist on võib-olla vallalised, võib-olla üksikemad, üksikisad ja ongi jah, et nagu ma rääkisin lastest, et võib-olla mingisugune väljakutse seotud lastega, et see on seotud kuidagi jah, nagu ma ei oskagi öelda, et ma tunnetan laste energia tuleb, võib-olla osad teist töötavad lastega, et laste energeetika on hästi tugev märtsikuuses, võib-olla te mõtlete laste peale või tahate rohkem lapsi saada või siin võib-olla ka, et võib-olla osad teist on lapse ootel ja siis te peate nagu hakkama saama 1 või 2 lapsega veel lisaks sellele. Siit ma näen ja osadel teist on sõnumi, et tuleb iseennast armastada, et kes teist on vallalised või on kuidagi suhtes, kus te ei ole rahul või tunnete, et siin asjad ei liigu või ei toimu, siis siin on võib-olla endaga peab mingi osas tuleb nagu tööd teha, et siin peate nagu ennast väärtustama. Kui te väärtustate ennast, siis hakkavad ka teised teid hindama. Ja need, kes teid ei hinda, siis need ei saa ka teie juurde ligi ja need ei haaku ka teie külge, sest teie see väärtustamise, kuidas ma ütlen, kaitsekiht siis ei lase seda läbi. Ma näen ka siin seda, et osad teist kuidagi manifesteerivad või on hästi seotud või pühendunud sellele, et tahaks seda hingesugulast oma ellu või siis kaksikleeki. Et olete nagu rohkem ühenduses selle energeetikaga, te võib-olla mõtlete rohkem selle teema peale, mis puudutab nagu hingesugulast ja hingesugulase armastust. Ja ma näen ka seda, et väga paljudel teist on see hingesugulane teie elus, et kui te tunnete sellist hästi tugevat sidet, et kõik klapib, kõik hästi kuidagi, mitte et kõik hästi ja selles mõttes, et ühtegi viga või midagi valesti ei ole kunagi, vaid et noh, kes saab aru, mida ma mõtlen, siis ongi see side on nagu tugev ja võimas ja seal on nagu see sõprus on all, et siis teie teate, et teie elus on see hingesugulane. Ja osadel teist võib-olla on 1-2 valikut ja siis te ei ole kindel, et huvitav, et kas ikka hingesugulane on teie elus, siis tegelikult ma näen, et teie elus on ka hingesugulane ikkagi olemas ja et avage iseennast, et kes teist on vallalised või on suhtes, kus te tunnete, et see asi vist laguneb ära, siis siit ma tunnetan, osadel teist on teie elus inimene, kes on teie hingesugulane ja kes avab teie südame ja teie avate tema südame, et siin toimub mingisugune ühendumine, et see on osadele teist, mitte kõigile, vaid ainult need, kes ise saavad aru sellest, et kellel on vist tulemas keegi teie ellu, siis teile on see sõnum. Võt, nii. Vaatame karjäärisõnumeid. Mida on karjääri osas oodata? Nii. Mis on sõnumid grupp number 3-le siis karjääri osas? Nii. Juhi roll. Võib-olla siis ka kaitse on. Okei, vaatame veel. Tuli see sõnum. Nii. Ja praktika, proovimine, katsetamine, kas tuleb veel siit? Okei. Nii, grupp number 3, väga põnevad sõnumid. Juhi rolli energia võib-olla siis on see, et võib-olla osad teist on või ettevõtte omanikud, siis ma tajun sellist
võib-olla te juhite, olete mingi kõrgemal tasandil, siis juht, mingit sorti juht, et kus te peate ise nagu hästi palju otsustama, hakkama saama just veel nagu märtsikuuses, et te peate nagu midagi iseenda kätte haarama, et teil on mingi idee või mõte, te näete midagi läbi ja te tunnete, et ainult teie võib-olla saate mingi muutuse teha või midagi muuta, et selline energia tuli siit. Ma näen, et on ka kaitse peal, et teid kaitstakse, et siin ma näen ka, et võib-olla teil on siis 2 inglit või haldjad teie ümber, kes teid toetavad selles, kes annavad teile jõudu, et hakkama saada. Et siin võib-olla siis ongi see, et võib-olla see väljakutse, kellel on, kes mul tuleb nii palju sõnumeid, et ma ei suuda vahepeal nagu kohe kõike korraga öelda. Et osadel teist on siis sedasi karjääri osas, osad ma tunnetan hästi tugevalt emad. Te olete nagu juhi rollis ja teil on kaitse peal, teile antakse jõudu, te saate hakkama. Et te võib-olla tunnete, et ei saa, aga te saate hakkama. Vot see on sõnum, mis ma tunnen, tuli hästi tugevalt läbi ja ma pean selle edasi teile ütlema. Siis siit ma näen ka seda, et teie hing nagu tahab ennast loominguliselt väljendada. Et kui te olete mõelnud, tahaks maalida või vesivärvidega tegeleda, palun. Siin on teile sõnum kinnituseks, hakake sellega tegelema. Ja võib-olla osad teist tegelevad loominguga, kunstiga ja see on võib-olla teie viis siis ka, kuidas te raha teenite ja osad teist hakkavad sellega veel raha teenima. Ja siit ma näen, et on midagi vaja ka veel siis võib-olla katsetada, kuidas ma ütlen, praktiseerida. Mingi asi on teil lapse kingades, see võib-olla on uus oskus, võib-olla siis karjäärialaselt või siis mida te õppima lähete, et see nõuab veel praktikat, et enne kui siis jõuab sinna tasemele, et võiks nagu professionaalsemal tasemel teha, et see on ka mingi hobi osadel teist, ma näen, millega te nagu praktiseerite ja ma tunnen, et teie süda nagu kutsub hästi tugevalt märtsikuuses, et inglid nagu suunavad, annavad teile, kanaldavad infot läbi selle, et hakake tegelema sellega, mis te südames soovite, et ärge raisake aega sellele, mis teile ei meeldi teha, et teid suunatakse veelgi enam sellele ja võib-olla ma näen siit, et võib-olla teile meeldivad jalutuskäigud mere ääres, et vesi annab teile hästi palju nagu kuidagi mõtteid või olete nagu rohkem ühenduses veeenergiaga, selle loomingulise poolega, kalade energia jälle tuleb tugevalt esile, kalad, vähid hästi tugevalt, et teid nagu utsitatakse nagu, et hakake nüüd tegelema, et hakake liigutama, et võtke nüüd see käsile, et vot sellised on siis need energiad. Ja lõpetuseks lisasõnumid, mida on siis veel tahetakse teile öelda. Nii, märtsikuu osas, et mida te võiksite teada, mingid soovitused, nii. Ja puhkuse energiat jälle. Võimalused, ma näen siit, et võimalused nagu on, kas tuleb veel, ei tule rohkem. Need 2 sõnumid siis, teil on võimalused edasiliikumiseks, teil on võimalused võtta aeg maha, proovida midagi muud, minna mesinädalatele, nagu lasta nagu vabaks, lasta olla. Et ka mesinädal nii-öelda võib-olla iseendaga on ju, et te võtate nagu aja maha, et lihtsalt olla kuskil mujal keskkonnas. Ma tunnetan loodusenergiat tugevalt, no ma rääkisin enne nagu veest, mere äärest, mets, võib-olla ka mäed osadele teist või siis on kuskil kaugemal mingid ookeanid, kus on ookeanid, et või sinine sihuke meri ja sinine ookean, et mingid sellised kohad nagu, et vist kutsuvad teid ja osad teist võib-olla lähevadki sihuke pikemaajalisele reisile. Et tahaks kohe öelda selle sõnumi, kohe ütlen teile nii, et mul ei tulegi see eestikeelne sõnum praegu pähe, see spoil. Armastage ennast hästi palju sedasi, et tehke enda jaoks, lubage endale mitte igasuguseid asju, aga lubage endale rohkem, kui te olete muidu lubanud. Et nii nagu te jagate hästi palju armastust välja, kes oma lastele või kaaslastele, aga nüüd on aeg teil ise see ka vastu võtta. Nüüd on teie kord, et jah, selle lõpetuseks ongi sõnum, et nüüd on aeg iseendale ka, et endale rohkem sellist
armastust ja rõõmu ja õnnelikke hetki, et jah, selline on minu poolt lugemine teile, hea grupp number 3. Ma soovin teile kõike head märtsikuuks ja me kohtume järgmises videos. Tšau, tšau!